Head kolleegid, läheme tänase päevakorraga edasi ning tänane 9. päevakorrapunkt on Riigikogu liikme Kalle Grünthali algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 800. See on selle esimene lugemine ja palun ettekandjana siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu liige Kalle Grünthal, palun. Mul on nagu pikem aeg kui 5 minutit. Oi, siin on ikka rohkem kui siin on ikka päris palju rohkem kui 5 minutit. Kalle Grünthal, olge hea, et te näete kella, teil on kell ekraanil ees. Head kolleegid, ma olen esitanud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu, mis käsitleb karistusseadustikus 2 muudatust. Üks on ametiseisundi kuritarvitamine ja teine on ametialane lohakus. Ja need normid on olnud tegelikult Eesti Vabariigi teise vabariigi alguse aastatest peale. Üks hetk, hea kolleeg. Head kolleegid, et mul on palve, et kui te tahate pidada vestlust, siis pidage siit saalist väljaspoolt või olge palun vaiksemad, sellepärast et Kalle Grünthalit ei ole hästi kuulda. Palun, Kalle Grünthal, jätkake. Selge, räägime kõvemini. Ja nimetatud normid kõrvaldati 2007. aastal kahjuks ja tunnistati kehtetuks. Aga probleem on selles, et sellise muudatusega loobus seadusandja talle põhiseaduse paragrahvis 13 seadus kaitseb igat ühte riigivõimu omavoli eest ja paragrahv 14 õiguste ja vabaduste tagamine on täidesaatva võimu kohustus delegeeritud õigused määrata kindlaks kuriteod, mille toimepanemise eest sai kohus kriminaalasja kohtuliku uurimuse tulemusena võtta vastutusele ka ametiisikud. Selle seaduse tegelik mõte on ja soov on seda olukorda muuta ja taastada võimalus uuesti võtta süüteo subjekt ehk ametnik vastutusele, kui ta on pannud toime minu poolt esitatud seaduseelnõus märgitud paragrahvid. Põhimõte on see, et ametialase süütegude spetsiifika seisneb aga selles, et siin kahjustatakse täitevvõimu tegevust nii-öelda seespoolt ja selle täitevvõimu esindajate endi tegevusega. Nimetatud tunnus piiritleb ametialaste süütegusid ka distsiplinaarüleastumisest, sest erinevalt viimastest ei ole ametialaste süütegude puhul tegemist lihtsalt teenistuskorra rikkumise, vaid riigivalitsemise kahjustamisega. Ja täitevvõimu esindajad, kes riigivalitsemist kahjustavad, võivad oma tegevusega olla tekitanud kahju mitte ainult riigi, vaid ka eraisiku seadusega kaitstud huvidele. See on aga minu hinnangul täiesti lubamatu. Ja lähtudes eeltoodust, ongi praegusel hetkel tegelikult tekkinud olukord, kus kahjuks ametnikel puudub igasugunegi vastutus. Ja et mitte jääda paljasõnaliseks, siis ka mõned näited sellest asjast. Näpuviga või apsakas möödunud aasta detsembriks heaks kiidetud hasartmängumaksu seaduse eelnõus kaotas alanud aastal veebikasiinode maksustamise. Hiljem küll see taastati, aga kahju kui selline on tekkinud, mille tõttu riigil jääb saamata, ma ei oska nüüd täpselt numbrid öelda, arvan ikkagi, et miljonid eurod. Ja tähelepanu on aga asjaolu, et seda süüd veeretati nagu kuuma kartulit ühest käest teise ja ühe institutsiooni käest teise institutsiooni ja keegi ei tahtnud omaks võtta. Aga tähelepanuväärne on aga asjaolu, et 13. jaanuaril käesoleval aastal ERR-i vahendusel palus Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelin Liivamägi vabandust
seoses eksitusega hasartmänguseaduses, millega jääb veebikasiino tegevuse tõttu riigil hulk raha saamata. Põhimõtteliselt viitab eelmärgitu just sellele, et seadusesse tekkinud nõndanimetatud apsakas võis tekkida just ametniku süül ja seda Rahandusministeeriumi poole pealt. Sellest, miks vabandada, kui tegelikult süüd ei ole. Asjaolu, et siin Riigikogus tehti üks näidispoomine, ma arvan, et isik vabastati töölt, ei ole õige. Sellepärast, et nii palju, kui ma meedia vahendusel kuulsin, siis tegemist oli vabastamise põhjuseks oli asjaolu, et ta suhtles meediaga. See aga näitab tegelikult seda, et ametnikud võivad olla ka diskrimineerimise objektiks. Teine näide. Möödunud aastal tuvastas õiguskantsler, et mitmed ametiasutused pääsevad täitmisregistri kaudu ligi pangasaladustele kontoomaniku teadmata ja loata ning kohase õigusliku aluseta. Tegemist oli teabe varjatud kogumisega, mis on aga ebaseaduslik. Kui sellest puudub seaduslik alus või teabe kogumine, ei ole siis vormistatud seaduse kohaselt. Teabe varjatud kogumine piirab toimingu objektiks oleva isiku kodu, perekonna või eraelu puutumatust ning sellega rikutakse põhiseaduse paragrahvi 26 ja 33. Põhiõigusi piiravast teabehanke toimingust tuleb üldjuhul isikut viivitamata teavitada, kelle suhtes seda tehti. Ja ma tooksin kohe ühe siia näite selle jutu juurde, ühe väga aktuaalse näite. Eile avaldas tuntud õigusteadlane Gary Ginter oma Facebooki postituses teabe, kus selgus, et tema telefoni ja kliendi vahelist vestlust on salaja pealt kuulatud. Ja kui ta tegi vastava päringu, siis ametniku poolt tuli vastus selline, et me ei suutnud teie telefoni leida. Väga kummaline, kuigi selle ametniku telefon on advokaadibüroos lehel raudselt olemas. Ilmselgelt on tegemist minu hinnangul praegu ebaseadusliku jälitustegevusega, kus me jõuame ka siit prokuratuuri juurde, kus ametnikud täidavad prokuratuuri poolt antud ülesannet. Ja kui nad seda ei tee, siis saavad juba ametnikud mööda pükse. Aga tulles tagasi nüüd selle asjaolu juurde, mida õiguskantsler tuvastas, et ametiasutused pääsevad ligi täitmisregistri kaudu inimeste pangakontodele, siis tingituna sellest asjaolust, sellepärast et inimeste privaatsust on siin rikutud, esitasin ma kuriteoteate prokuratuurile, et võtta vastutusele need ametnikud, kes on selle toimingu toime pannud. Põhjuseks asjaolu, et isikuandmete kaitse seaduse paragrahv 29 alusel on isikuandmete töötlemisel olemas vastutavad ja volitatud töötajad, kes peavad rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korraldusliku meetmed, et tagada, et isikuandmete töötlemise seaduse nõude täitmise osas on kõik korras. Ja huvitav on see, et prokuratuur jättis selle minu kaebuse, ütles, et kuriteokoosseisu ei ole, kuna seadus ei sätesta täpselt, mismoodi need toimingud tehakse. Aga jättis kõrvale hoopis väga olulise momendi, millele ma viitasin, et vastutavad ja volitatud töötajad ju tegid seda. Nemad ju peaksid vastutama selle asjaolu eest. Ei midagi, eks. Esitasin prokuröri otsuse peale edasi kaebuse ja siis tuli väga huvitav vastus, et minul puudub edasikaebeõigus. Sellepärast, et
kriminaalmenetluse seadustikus ei ole sätestatud seda, et Riigikogu liige võiks esindada rahvast. Kuigi Riigikogu liikme staatuse seaduse alusel paragrahv ütleb väga selgelt, et Riigikogu liige on kogu rahva esindaja. Ja nii lükati see kalevi alla. Jäeti rahuldamata ja needsamad vastutavad ja volitatud töötajad käivad edasi meie pangakontodel ja muudel kontodel, mis on seotud meie isikuandmetega. Ja miks see on niimoodi, et prokuratuur ei reageeri sellisele avaldusele, kuigi kuriteo tunnused on olemas? See näitab seda, et struktuurid kaitsevad ametnikke nende poolt tehtud ebaseaduslike tegude eest. Või siis veel üks näide. Möödunud nädalal tuli ilmsiks, et Tartus video vahendusel, et tuuleparkide arendajad ja nõndanimetatud eksperdid kogunesid seal ja lõpusõnades ütles üks keskkonnateenistuse ametnik, et me oleme kiskjad ja me murrame kohalike omavalitsuste vastupanu maha, kui nad ei nõustu meie sooviga, et kohaliku omavalitsuse alale paigaldataks tuulegeneraatorid. Ja hiljem, mitte hiljem, vaid aga see oli juba paralleelselt juba ennevalt läbi jooksnud, et tegelikult on selleks väga huvitavad hoovad. Kohalikele omavalitsusele pakutakse miljonilist altkäemaksu selle eest, et nad võtaksid vastavasisulise otsuse vastu. Huvitav, kui ärimees läheb, pakub ametnikule rahalist hüve selle eest, et ta teeks temale meelepärase otsuse, siis saab ta karistada või halvemal juhul satub trellide taha. Aga kui pakutakse kohalikele omavalitsustele altkäemaksu 1 000 000 eurot, siis öeldakse, et see on seaduslik. Ei ole seaduslik. Sellepärast, et on olemas subjekt, kes saab selle otsuse eest hüvitist, ja on olemas ka subjekt, kes teeb selle pakkumise. Me ei saa öelda, et siin on riigi otsus. Riik ei saa otsust teha, teeb mingisugune ametnik ja see on mõjuvõimuga kauplemine. Aga mis on põhjus ja miks ma arvan, et see eelnõu ei lenda väga kaugele siit saalist, on see, et kui toimus õiguskomisjoni istung, siis Reformierakonnast Anti Haugas ütles ilusti välja, mikspärast tema arvates ollakse vastu. Et siis ei saa poliitikud oma huvides ametnikke ära kasutada, et nad võtaksid vastu otsused, mis tegelikult on seadusevastased. Ja selle eelnõu eesmärk ongi see, et muuta tekkinud olukorda, kus ametnikud hakkaksid kohusetundlikumalt suhtuma oma ametiülesannetesse ning sellega hoitakse ära võimaliku kahju tekkimine riigile tervikuna. Samuti antakse avalikkusele positiivne signaal, et Eestis ei ole karistamatuid. Aitäh! Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Lugupeetud Riigikogu liikmed, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 800 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada.
Nii, katkestan hääletuse siis. Mati, Protseduuriline, vastu hääletas keegi ukse juures esimeses pingist, keda ma päris ei näe. Sa ise. Vabandust, võtta tagasi. vabandust. Nüüd juba katkestasin hääletuse. Alustame uuesti. Kas te soovite kutsungit saali? Aitäh teile. Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 800 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt oli 32 Riigikogu liiget, vastu 2, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust, eelnõu on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.